Tervist, head Objektiivi Fookuses saate vaatajad, mina olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ja teisel pool lauda on Veiko Vihuri. Tere Veiko! Tere Markus! Vabariigi aastapäeva tõrviku rongkäigul osales lisaks ligi 5000 inimesele ka sellised tegelased nagu siin pildil. Ja kommenteerime täna natukene seda nähtust laiemalt ja räägime sellest, et mida siis selliste tegelaste ilmumine tõrviku rongkäigule tegelikult tähendab. Samas teemas tegelikult tegin oma eelmise nädala kommentaari ka, aga kindlasti sina võid pakkuda siia veel lisa nii-öelda punkte ja huvitavaid vaatenurki. Ja mina sellel aastal tõrviku rongkäigul paraku ei osalenud, olid muud ettevõtmised, aga vaatasin seda ülekannet ja tõepoolest rahvast oli tegelikult isegi üle 5000 arvatavasti, et seal oli selline info, et tõrvikuid jagati seal 5000 ulatuses välja, aga tegelikult osad tulid oma tõrvikuga ja osadel ei olnud ka tõrvikut, nii et hinnanguliselt seal siis umbes kuni 8000 inimest võis olla vabariigi aastapäeva õhtul, ilus vabariigi aastapäeva ilm ja igati ülev meeleolukas ettevõtmine tähistada oma riigi sünnipäeva sellisel viisil ja selle juures veel on tähtis see, et kui Estonias või kuskil mujal tehakse, siis seda nii-öelda pingviinide paraadi valitutele, eliidile, et siis see tõrviku rongkäik annab võimaluse kõigile Eesti inimestele, kes vähegi saavad ja tahavad tulla Tallinnasse või elavadki Tallinnas, sellisel viisil tähistada oma riigi sünnipäeva ja olla koos oma rahvaga. Ja kuigi selle ürituse korraldajaks on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, siis tegelikult see ei ole parteipoliitiline üritus. Ja seda on väga oluline nüüd märkida ja tähele panna, et see ei ole mingisugune parteiline meeleavaldus, vaid see on EKRE korraldatud rahvaüritus oma riigi sünnipäeva tähistamiseks. Ja kui me mõtleme ja käsitleme seda sündmust, seda ettevõtmist just selliselt, nagu ma praegu ütlesin, ja siis paneme kõrvale selle seltskonna, kes siis tuli seda üritust tegelikult segama, tuli oma vastumeelsust selle suhtes näitama, siis on see päris kõnekas. Nad on olnud ju tegelikult seal ju, ma ei tea, vist pea kõik need aastad. Minul on mingid vanad fotod aastatest 2018-19 juba sellest ajast, siis oli 4-5 inimest seal protestimas, aga tänavu oli neid seal palju rohkem, et mina neid kokku lugenud ei ole, aga keegi arvas, et seal umbes 50 kanti võis olla, mis näitab seda, et nende ilmumine sinna oli seekord spetsiaalselt organiseeritud. Ja väljas oli ka politsei, mingi eriüksus või kuidas nad seda nimetavad, kes siis nagu hoidis lahus tõrviku rongkäiku ja seda seltskonda. Ja mõtleme nüüd selle peale, kui mingi taoline seltskond oleks ilmunud välja näiteks vabariigi aastapäeva hommikul Pika Hermanni juurde, kus heisati meie riigilipp ja rahvuslipp koos päikese tõusuga ja peeti kõnesid ja lauldi ja oleks tulnud sinna oma sõnumiga, sama sõnumiga, natsivaba Eesti eest näiteks. Või kui sarnane seltskond oleks ilmunud Kaitseväe paraadile, seal kuskil kõrval tänavas oma loosungitega vehkinud, et Eesti peab NATOst lahkuma, fašism ei lähe läbi ja muud taolist, kas meie vabariik, meie avalikkus, meie korrakaitsjad, politsei oleksid sellise olukorraga leppinud? Mina arvan, et ei oleks. Sellised tegelased oleks kohe ära viidud. Neil ei oleks kindlasti mitte üldse luba antudki sellist vastumeeleavaldust korraldada 24. veebruaril riiklikult korraldatud siis selliste suurte sündmuste vahetus läheduses. Nüüd aga me mõtleme vabariigi aastapäeva õhtule, heakene küll, nagu ütlesin, see on korraldatud ühe erakonna poolt, see ei ole riiklik üritus, see ei ole ka mitte linna üritus, aga sellegi poolest see on vabariigi aastapäeva tähistamine.
ja nüüd korraga lastakse selline seltskond oma sõnumitega ja tegelikult vägagi solvavate sõnumitega neid inimesi mõnitama, halvustama, kes marsivad tõrvikutega, lippudega või ka niisama oma riigi sünnipäeval. Ühelt poolt on siis sellised äärmuslikud vasakpoolsed, kes siis räägivad midagi natsivabast Eestist, et nemad siis seisavad mingisuguse natsismi vastu ja keda nad siis natsistideks või natsideks või fašistideks tembeldavad, on tavalised Eesti inimesed, kes tulevad oma riigi sünnipäeval, vabariigi aastapäeval, tulevad seda tähistama tõrvikutega, Eesti lippudega, niisama. Et tegelikult juba sellise ürituse lubamine sellisel viisil, sellisel tähtpäeval, sellises kohas, kus ka kergesti võivad tekkida konfliktid, juba see tekitab minus väga palju küsimusi, et kas see saab olla juhuslik. Et üks asi on see ja sa kindlasti oled uurinud, kes need korraldajad seal on selle ürituse puhul, millised MTÜ-d, millised isikud, nendega seotud siis isikud, aga minu küsimus on tegelikult laiemalt, et kust on siis ikkagi sellist vastuliikumist, protestiliikumist Eesti vaimu ja Eesti meele vastu suunatud, millistest allikatest seda on rahastatud, kas või see võiks olla äkki meie süvariik, mingisugused riiklikud struktuurid, mis ajavad tegelikult täiesti oma agendat, sest ei pea ju väga palju oma fantaasiat pingutama, et aru saada, et kui seal nüüd tekiks praegu, ja me näeme hetkel nüüd ka siin seda kaadrit, rahvas marsib ja väga lähedal on siis see teine pool seal, et kui seal oleks mingisugune kähmlus tekkinud, mingisugused hõiked kindlasti seal olidki mõlemad poolt, aga kui seal oleks tekkinud mingisugune rüselus, kähmlus, siis oleks see andnud ju võimudele alust ära keelata mitte ainult siis see vastumeeleavaldus, vaid tõrviku rongkäik kui selline. Ja tegelikult ongi juba küsitud, et kas see võis olla plaan järgmisel aastal tõrviku rongkäigule mitte toimumise luba anda. Ja, kui tulla nende konkreetsete organisatsioonide juurde, kes korraldasid selle, siis väga lühidalt käin selle üle, sest tõepoolest oma kommentaaris juba eelmine nädal seda teemat käsitlesin, siis MTÜ Võõras mure ja seal on keegi Nadježda Tjuška, kes on selle siis selgelt eesmärgistatult avalik kogunemine rongkäigu vastu, sõnastades ka talle saab helistada ka isegi. Talle saab helistada, tal on siin ka telefon niimoodi ja avalik kogunemine rongkäigu vastu, nii et PPA teab väga hästi, et see on meeleavaldus konkreetselt rongkäigu vastu. Ja tulles siis edasi, siis see Nadježda Tjuška on siis nii Lasnamäe mingisuguse vikervaate ja selliste näituste nagu seest välja, vikervaade on LGBT ühenduse ametlik mingisugune ajakiri, mis kajastab LGBT inimeste Eestis ettevõetud tegevusi, siis siin on räägitud programmist, milles siis figureerib samamoodi Nadježda Tjuška nimi. See on siis selline kväärnoorte Lasnamäe seiklus, mingisugune ükskõik milline, ma ei teagi, kunsti näitus siis. Mille elluviimist toetas Briti Nõukogu Eestis. Mille elluviimist on toetanud Briti Nõukogu Eestis. Ja siis MTÜ Võõras mure on, kes iseenestest räägib endast kui pigem mingisugusest kinofilmide linastajast ja ongi linastanud mingisuguseid teatavaid kinofilme, ma siin paart oma kommentaaris ka mainisin. Üks oli selline otsene satanistlik selline kämp või kitsch või ma ei oskagi öelda, kuidas seda kirjeldada, aga teine oli mingisugune natsifilm, kus jällegi sai nii-öelda siis nagu punamust, kes ka seda selline anarhistide ja vasakäärmuslaste punt, kes seda oma enda lehel välja tõi, seda avalikku meeleavaldust tõrvikurongkäigu vastu.
nimetaks nii-öelda natsipasa peksmiseks vist, on see ametlik terminoloogia selles osas. Ja et see on nüüd see seltskond, kes põhimõtteliselt on kogunenud täiesti normaalselt, rahulikult Tõrviku rongkäigule kogunenud tuhandete inimeste, perekondade, laste vastu, kes tähistavad oma riiki, tähistavad riigi sünnipäeva ja teevad seda väärikalt, rahumeelselt, mitte kellegi nii-öelda huve rikkudes, avalikku korda aksepteerides ja avalikku korda igati aus hoides. Sellise Eesti vastu siis tulevad need inimesed ja loomulikult see britid on huvitav näide siin, et siin on olnud, võib nüüd siis vaadata, et tegelikult ei tea, et kes kõik on sellist asja nüüd finantseerinud. Et võib ütelda, et siin Eestis juba terve rida mingisuguseid võltskodanikuühiskonna organisatsioone, kes saavad oma otsese toetuse Eesti riigi maksumaksjalt, et teatavas mõttes me ei vaja enam selleks juba ammu mingisugust nii-öelda välisrahastust, ei Sorose fondidelt ega kuskilt väliste riikide suursaatkondadest ega muudest kohtadest, et need on sellised pigem nagu sümboolsed toetused, aga Sorose fondi modus operandi on olnud kogu aeg see, et alguses pannakse püsti fond, tehakse seda nii-öelda võltskodaniku või kodanikuühiskonna loomulikult raames, see on selline NGO ehk valitsusväline organisatsioon, kuulub sinna Sorose valitsusväliste organisatsioonide tööstusesse ja siis hiljem, kui on juba ametlik nii-öelda selline avalikkus viidud sinnamaani välja, et selle sama fondiga heades suhetes olevad poliitikud on valitsusse pandud ja nad on ka Sotsiaalministeeriumis või Siseministeeriumis olulistel kohtadel, kas nõunikena, kantsleritena või ministritena suisa, siis tekib see olukord, et väga kiiresti võetakse see fond nii-öelda Sorose rahadelt maha ja pannakse maksumaksja rahade peale. Ega siis Sorosel ei ole ka oma miljardeid raisata nagu lõpmatult igale poole. Et see on ainult algne süst, millega raha on antud. Aga idee on ikkagi see, et kui vähegi jalga juba kannab, siis minnakse ikkagi maksumaksja rahastusele. Ja Eestis on nagu terve võrgustik neid ja see väärib, ma ei tea, omaette saadet ja ajakirjanduslikku uurimustööd, et kui palju neid nii-öelda võltskodanikuühiskonna organisatsioone on, tuletame meelde, et alles hiljuti sai Feministeerium, kes on selliste feministlike äärmuslaste rühmitus, sai aasta kodanikuühenduseks. Loomulikult kodanikuühendused, et võltskodanikuühendused jagavad omavahel preemiaid. Põhimõtteliselt niimoodi, nagu meil oleks mingi konservatiivsete meediaväljaannete blokk, ma ei tea, Uued uudised, Objektiiv, veel mõned jagaksid omavahel preemiat, et kes on aasta konservatiivne väljaanne. Et samamoodi jagavad need liberalistidega mehitatud võltskodanikuühiskonna organisatsioonid, keda rahastab Eesti Vabariigi maksumaksja, Sotsiaalministeeriumi, Siseministeeriumi, erinevate ministeeriumite kaudu, jagavad välja siis isekeskis mingisuguseid aasta kodanikuühenduse tiitleid ja siis on siin alles hiljuti Vabariigi president Alar Karis pandi tanki ja pidi siis feministidele andma ilusti selle auhinna edasi, selle karika. Ja selles mõttes nagu võib ütelda, et kui päris turvaliselt võib ilmselt ütelda, et kui küsida, et kes sellist asja rahastanud on, siis võib ütelda, et seda oleme rahastanud meie kõik, kaasa arvatud need, kes seda saadet vaatavad siin, mina ja sina samuti. See on need, kes siin räägivad. Ehk siis meie rahast on tegelikult sellised organisatsioone üleval peetud. Ka need, kes Tõrviku rongkäigus osalesid, ka nemad. Nende taskust on täpselt Tõrviku rongkäigus osalejad on selle protesti tegelikult ilmselt kinni maksnud ja need organisatsioonid kinni maksnud. Kaudselt vähemalt, jah? Ja, täpselt nii ongi. Ja see ongi see kogu võltskodanikuühiskonna dünaamika. Ehk siis inimesed, kes tegelikult ei tahaks oma raha sellistele organisatsioonidele pakkuda, kõikvõimalikele liberalistlikele häkatonidele, müksatonidele, LGBT ühendustele, siis neid võetakse lihtsalt vägivalla monopoliga ära, suunatakse poliitiliste otsuste kaudu nendele organisatsioonidele ja ei ole mingeid vahendeid
välja arvatud, ma ei tea, relvastatud ülestõusu või siis tõeliselt nii-öelda, ma ei tea, totaalse võidu valimistel. Seda ökosüsteemi kokku lükata. Ökosüsteemi need peaarterid läbi lõigata. Et need on säilinud kogu aeg. Me tegelikult mäletame isegi väga hästi seda, et kuidas see toimus nii-öelda EKREIKE valitsuse ajal. Mäletame seda, mida tegi Martin Helme, kui sama valitsuse minister Tanel Kiik jagas ikka ju edasi seda raha. Ja isegi rahandusministril ei olnud mingisuguseid nagu võimalusi. Ta küll rääkis ja ähvardas ja ütles, et et ta ei anna raha, aga tegelikult oleks valitsus kokku kukkunud ja lõppkokkuvõttes anti nendele organisatsioonidele, LGBT-ühendused, feministeeriumid, kõik muud, anti ikka see papp kätte. Nad võitsid nii-öelda ju täiesti erapooletus sellises nagu erapooletus mingis konkurentsis võtsid omale seal selle rahastuse ja tuleb anda, midagi pole teha. Nii et isegi nagu valitsus, mis oli konservatiivne, tendentsiaalselt vähemalt, või üks osa vähemalt oli, ei suutnud seda rahastust kinni panna. Et oleme selles ka ausad. Ja see, mis siit vastu vaatab, ongi nagu pikaajaline ühiskonna lõhestamine tegelikult, et see, mida siin räägitakse, et viha lahutab ja armastus ühendab, no see on nagu Orwelli otsene Orwell põhimõtteliselt, eks ju, et sa tuled siia viha külvama ja siis ütled, et viha lahutab, aga siis positsioneerid ennast armastuse poole, ütled, et armastus ühendab. Et selline olukord. Aga kui nagu kõige nagu lühemalt kommenteerida seda, mida sa ütlesid ka sellest nii-öelda lahutamisest ja lõhestamisest, siis mina arvan küll, et see on nüüd ka, ja ma ütlesin selle juba välja siin nädalaga tagasi ka, et mulle tundub küll, et see on nüüd. Esiteks, punkt 1. Tasub küsida seda, et kas see üldse on mingisugune nii-öelda enam Eesti Vabariigis üldse mingi äärmus ideoloogia. Võib-olla see on tegelikult saamas Eesti Vabariigi liberalistliku valitsuse peavoolu ideoloogiaks. Eesti rahvusluse ja Eesti suveräänistide ja konservatiivide vastu. See ju tegelikult ongi juba praegu peavoolu ideoloogia. Et need on tegelikult need noored, kes seal on, võiksid rahulikult kuuluda Reformierakonna, sotside ja E200 noortekogudesse. Seal ei ole üldse mingit küsimust. Ja osad ilmselt kuuluvadki. Osad ilmselt kuuluvadki. Nii et kokkuvõtlikult me võime küsida, kas see, mida see pilt siin edastab, on enam Eestis üleüldse mingi äärmusus, vaid see tegelikult peegeldab nii-öelda valitsuse poliitika sellist aktiivse osakonna põllul tegutseva osakonna otsest maailmavaadet tegelikult. Ja teine asi on muidugi see, et kui nüüd rääkida reaalsest õhutusest, vihaõhutusest ja eskalatsioonist siin Eesti ühiskonnas, siis ilmselt ei oleks nagu praeguses Eestis võimsamat kombinatsiooni kui see, et ühes käes on tikk nimega Vene kväärnoored Lasnamäelt ja teises äärmusluses on, või teisel pool on siis selline püssirohutünn või bensiinikanister nimega EKRE ja nimega rahvuslased ja konservatiivid. Ma ei viita konkreetsele erakonnale, ma viitan ideoloogia suunale. Et siit võib-olla isegi praeguses täiesti etableerunud ja väsinud Eestis võiks võib-olla genereerida mingisuguse sädemekese, et kellelgi kuskil lööb närv üle ja ütleb, et raisk aitab küll nii, mis siin toimub. Nii, ja läheb andmiseks. Ja siis loomulikult on täidetud eesmärk, öeldud, et aga palu väga, millest me oleme kogu aeg rääkinud. Siin ongi meil põhimõtteliselt vägivaldsed isikud, kes käivad natsisümboolikaga mööda Tallinna vanalinna tänavaid ja ongi vaja sellised asjad ära keelata. Et siin on nagu mitu tasandit ja ma arvan, et need ja ma arvan, see just nimelt valitsuse ja süvariigi peavool on see, kes siis rahulikult sellist
nii-öelda vastuolu siin Eesti ühiskonnas kütab kuni sinnamaani välja, et ilmselt eesmärgiks on mingisugune, ma ei tea, kas täpselt samasugune, aga vähemalt mingil tasandil, selline pronksöö tasandi nii-öelda ülestõus või mingi kähmlemine, mille raames saab väga selgelt esiteks positsioneerida ennast mõistuse, rahumeelsuse, isamaalisus, mõistliku isamaalsuse poolele süvariigi ja valitsuse puhul ja siis panna kogu nii-öelda konservatiivide rahvuslaste seltskond, EKRE seltskond, tõrvikurongkäigu seltskond, äärmuslaste ja ma ei tea, vägivaldsete, hullumeelsete kategooriasse, kes tulebki ära keelata. Ja kõige parem on seda muidugi teha vahetult enne valimisi, vahetult järgmise aasta valimisi, et tegelikult järgmise aasta valimised ongi need, mis on väga huvitav selline vaheetapp, et 24 veebruar on seal nädal aega, vist põhimõtteliselt nädal, poolteist paar enne valimisi ja kui nüüd sinna keevitada ära selline korralik provokatsioon, kas või selle läbi, et ka näiteks EKRE ridades on sisse viidud mingisugused võltsagendid, kes tulevadki ja hakkavadki ässitama seda vastuolu nende meeleavaldajatega, siis on ju suurepärane pauk jälle tehtud vahetult enne valimisi. Päris Prigožin ei ole, aga vaatad veelgi jõulisem asi kui Prigožin. No ja siin on tegelikult päris mitu huvitavat joont, mida tasuks kommenteerida. Et üks on see, et me peame meeles pidama, et valitsuserakonnad, ehk siis nii Reformierakond kui Eesti 200 on oma juhtivate poliitikute suu läbi kuulutanud ju uuesti välja kultuurisõja. Erinevas sõnastuses, aga seda teemat puudutas nii peaminister Kristen Michal kui ka nüüd mul ei tule meelde, et kes siis konkreetselt Eesti 200 poliitikutest, võib-olla Liisa Pakosta oli see, kes siis viis ka nagu selle valimisteks valmistumise juba kultuurisõja lainele, ehk siis täiesti selgelt võimuparteid üritavad ühiskonnas ise esile kutsuda polariseerumise, liberaalsuse ja konservatiivsuse teljel. Tegelikult Michal, kui ma õigesti mäletan oma vabariigi aastapäeva eelpeetud kõnes, ju rääkiski sellest, kuidas meie ees on valikud, kas ida või lääs, kas minevik või tulevik ja nii edasi. Ja see sama kõne, et on väärtuskonfliktide teravnemise aeg ja kes siis ikka neid väärtuskonflikte teravaks teeb ja teravdab, kui mitte siis valitsuspoliitikad ise annavad noortele võib-olla siis tikud kätte ja annavad kanistrid ka veel kaasa. Ma ei tea, et seda seost niimoodi otseselt tõmmata on praegu keeruline, aga fakt on see, kui mõelda, et tänavu oli siis neid protestijaid tõrviku rongkäigu vastu ju ikkagi palju rohkem kui varasematel aastatel, et siis on näha, et midagi toimub. Mingisugused plaanid on kusagil, kas siis Stenbockis või Eesti 200 peakontoris või hoopiski kuskil süvariigis. Seda niimoodi ei oska ütelda, aga on selgelt näha, et on olemas ka poliitiline kate taolistele aktsioonidele, neid võib tulla veelgi. Ja loomulikult see on selles mõttes ju väga läbinähtav, et ega koalitsiooniparteidel ei ole ju praegu mitte millegagi kiidelda, majandusega on nagu on, laulurahvas on elektriarved ka kätte saanud, mina veel veebruari arvet ei ole kätte saanud, aga küll ma saan. Ja ei tekita armastust agressiivselt liberaalse tuleviku vastu, eks ole, pigemini vastupidi. Millega sa siis nagu oma neid toetajaid, potentsiaalseid toetajaid mobiliseerid? Sa pead ikkagi tekitama mingisuguse väärtuskonflikti või selle uuesti esile kutsuma, kusjuures hetkel ei ole ju praegu mingisugust sellist konfliktset küsimust ühiskonnas, et see viimane suur asi, mis ära tehti, oligi abielu rüvetamine 23. aastal ja praegu ei olegi
inimeste mõtted ongi seotud rohkem majandusega, muidugi on ka sõjahirmu, julgeoleku teemad, aga on üks kena väärtuskonflikt üles kiskuda ühiskonnas, see võiks võib-olla Reformierakonna ja eriti Eesti 200 tagatubade arvates võib-olla neid kuidagi aidata valimistel. Ma tegelikult ei usu seda. Ma arvan, et rahvas sellele liimile ei lähe. Aga no mine tea, et kui õnnestub enne valimisi konkreetselt mingisugune suurem konflikt esile manada, siis võib-olla, kui see on osavalt tehtud, kas nad nüüd päriselt selle tõrviku rongkäigu ärakeelamise peale, see võib ka neile näppu joosta, et see võib ka täiesti vastupidise efekti anda, et kui rahvuslik üritus keelatakse enne valimisi ära, et siis see võib hoopiski EKRE-le mingisugused kaardid kätte mängida, isegi mitte Isamaale, vaid just nimelt EKRE-le. Aga ma tahaks... Seda ei ole isegi vaja ära keelata, et piisab, kui tekitada seal mingisugune eskalatsioon ja rüselus ja kaklus ja siis öelda, et põhimõtteliselt sellised rahvuslased ja konservatiivid ongi ning ongi juba vahetult enne valimisi tempel peale pandud. Jaa, see on üsna tõenäoline. Aga siin on veel üks huvitav aspekt, millele ma mõtlesin selle teemaga seoses, et meil on viimased paar aastat olnud siin ühiskonnas üks kemplus, mis puudutab Vene õigeusu kirikut Eestis, ehk siis praeguse ametliku nimega Eesti Kristlik Õigeusu Kirik. Ja teatavasti selle kiriku kanooniliste sidemete läbiraiumiseks muudeti enam-vähem aasta tagasi, kevadel 2025, kirikute ja koguduste seadust. Ja president Karis jättis selle välja kuulutamata, me oleme sellest juba päris mitu korda rääkinud, seda ei hakka kordama, aga see on ka selle tänase teemaga natukene seotud. Seadus ise on nüüd jõudnud lõpuks riigi kohtusse, mis peab siis hindama selle seaduse põhiseaduspärasust. Mis otsus sealt tuleb, seda ei oska ette niimoodi öelda ja see võtab tõenäoliselt veel nädalaid või kuid isegi aega. Aga kui mõelda, kui innukalt on Eesti riik, siseministeerium, poliitikud, ametnikud üritanud siis Venemaa mõjutustegevuse piiramise ettekäändel seda seadust läbi suruda, kehtima panna ja siis ühele kirikule, mis Eestis täiesti rahumeelselt tegutseb ja millele siseminister endine Läänemets on öelnud, et sellele ja kirikule ei ole mitte midagi ette heita, et nad on käitunud täiesti õiguskuulekalt, et siis ikkagi see kirik sund lõpetada selle seaduse alusel. Nii. Et kui palju on nähtud vaeva selleks ja see on selline väga hüpoteetiline, väga teoreetiline Venemaa mõjutustegevuse oht. Nii. Ja kui me mõtleme Eesti riigi jõupingutustele, mida siis selle vältimiseks, hüpoteetilise ohu vältimiseks on ette võetud ja paneme praegu siia kõrvale need samad Lasnamäe kväärnoored või need igasugused tundmatud avalikkusele, laiemale avalikkusele ja laiemale publikumile tundmatud MTÜ'd, vene nimedega inimesed, siis minu küsimus on, et miks seal riik ei näe ohtlikku mõjutustegevust, sest jällegi tulles tagasi selle tõrviku rongkäigu juurde, kus osalevad patriootlikult, isamaalikult meelestatud Eesti inimesed koos peredega, marsivad tõrvikute ja Eesti lippude all ja tähistavad sellega oma riigi sünnipäeva, ei ohusta kedagi, ei provotseeri mitte kedagi. Ja teisel pool on just nimelt sellise ideoloogia kandjad, kes põhimõtteliselt lõhestavad ühiskonda, mitte ainult selle konkreetse vastuprotestiga, vaid võtame kas või selle sama eelpool mainitud feministeeriumi. Feministlik ideoloogia on otseselt suunatud meie rahvusriigi kestmise vastu. Nad vaidlustavad põhimõtteliselt ju kõike, mida meie põhiseadus väärtustab ja ette näeb, ja nad saavad selle eest veel aasta kodanikuühenduse tunnustuse. Ma ei ole just feministeeriumi sage lugeja, aga ma olen aeg-ajalt ikkagi jälginud, et mida seal siis ette võetakse, mida seal siis mis võtmes seal kirjutatakse. Ja see on just nimelt selline läänest siia tulnud selline revolutsiooniline ideoloogia, mis sõna otseses mõttes õõnestab meie rahvusriigi aluseid. Ja kui nüüd tulla tagasi selle Vene kiriku ja Vene mõju teema juurde, et mida me siis kardame rohkem,
et me laseme läänest siia sisse tulla lääne igasuguste organisatsioonide toel ja veel siis omaenda maksumaksja rahadega oleme toetanud selliseid niinimetatud progressiivseid ideoloogiaid, LGBT ideoloogia, feministlik ideoloogia, kväär-ideoloogia, mis kõik on lõpuks kokku võetavad revolutsioonilised ideoloogia üldnimetuse alla, mis sõna otseses mõttes on suunatud rahvusriigi vastu. Nad ei varja seda. Nad tegutsevad maksumaksja rahadega, kõik need igasugused kultuuriväljaanded, Müürileht, Sirp ja mis nad kõik on, Vikerkaar ja nii edasi, tegutsevad maksumaksja rahaga ja avaldavad just nimelt selle suunalisi kirjutisi, mis on omast kohast ju ka päris hästi argumenteeritud. Mitte, et ma neid argumente toetaksin või et need oleks mulle vastuvõetavad, aga see ongi see mõte, et me maksumaksja rahaga tekitame mitte ainult selliste protestijate seltskonna, vaid ka nii-öelda natukene autoritaarsema või autoriteetsema seltskonna, kes siis suudab neid mõtteid ka ilusasti artikliks vormistada ja loob siis sellise inforuumi, kus siis need inimesed ennast tegelikult üles kütavad nädalast nädalasse, kuust kuusse. Et siin on see küsimus, et miks siis meie oma riik nii teeb, õõnestab oma enda aluseid. Ma saan aru sellest, et praegune valitsus, Reformierakonna Eesti 200 valitsus on võib-olla kõigi aegade Eesti valitsustest kõige liberaalsem, kõige nii-öelda progressistlikum üldse. Ja sotsialistid olid seal ju ka veel pundis veel aasta tagasi, nii et see ongi kõige aegade kõige liberaalsem ja progressiivsem jutumärkides koalitsioon, mis on iial olnud. Aga see poliitika, omaenda riigi alustalade õõnestamine ja hävitamine on ju aastakümnete pikkune poliitika. See on kogu selle läänest tuleva revolutsioonilise ideoloogia omaks võtmine, kriitikavaba omaks võtmine ja kui nüüd on konservatiivid näiteks EKRE-st või kuskilt mujalt mõnest teisest ühendusest hakanud selle vastu protestima, midagi kirjutanud, midagi ütelnud, siis nende suhtes rakendatakse tsensuuri sotsiaalmeedias, neid loomulikult ei avaldata, nende mõtlejaid ei avaldata nende maksumaksja rahastusel olevates kultuuriväljaannetes ja nende vastu isegi mobiliseeritakse selline hulk nii-öelda kväärnoori ja kes nad seal kõik on, igasugused sulelised ja karvased, protestima ja sõimama Eesti patriootlikult meelestatud Eesti inimesi vabariigi aastapäeval natsideks ja fašistideks. Ja siin on veel see huvitav aspekt, et kui Eesti riik on praegu üsna resoluutselt siin Ukraina sõja taustal ära keelanud Vene šovinismi ilmingud, Vene imperialismi ilmingud, võetakse ju monumente maha, igast viisnurgad kaovad avalikust ruumist, mis on kunagi nõukogude ajal see üles pandud, Georgi linte ei tohi kanda, Venemaa lippu isegi ei tohi, lipu värve ei tohi näidata, võid politsei kaela saada ja loomulikult trahvitakse seal igasuguste üleskutsete eest, mis avaldavad toetust siis Venemaa tegevusele kuidagi Ukrainas, siis huvitaval kombel on nagu venelastele antud, osadele venelastele muidugi, me ei saa kindlasti käsitleda venekeelset elanikkonda mingisuguse ühtse seltskonnana, et seda ma ei tahagi ütelda, aga on antud siis osadele venelastele, kellelt nagu see väljund on ära võetud, on antud siis täiesti legaalne võimalus võidelda jutumärkides Eesti fašismi või eestlaste fašismi vastu sellises progressiivses ja võltstolerantsuse võtmes. Ja ma üldse imesta, kui tegelikult need Lasnamäe kväärnoored näevadki siin oma sellist väljundit. Ma ei oska öelda, kui palju seal nagu venekeelseid inimesi oli sellel vastumeeleavaldusel, küllap neid seal mingil määral oli. Et sellega ju tegelikult antakse nendele inimestele võimalus olla šovinistid ja imperialistid edasi, ainult et neile antakse õige ideoloogia, õige internatsionalism, mitte siis nagu selline Vene üleoleku kuulutamine eestlaste suhtes, aga selline internatsionalistlik üleolek kohalikest natsidest, natsionalistidest, kes marsivad tõrvikute ja Eesti lippudega. Nii et ma kardan, et see on väga mürgine, väga toksiline selline areng Eesti ühiskonnas, et me võib-olla saame veel näha, mis mürgiseid vilju see toob esile.
et kui meie omaenda riik, nagu sa ütlesid, on omaks võtnud ideoloogiana sellise lääne revolutsioonilise vasakliberaalse ideoloogia ja üritab seda siis massidesse viia. Ja kui seda segatakse veel sellise venelaste traditsioonilise antifašismiga, mida saab siis suunata eestlaste vastu. Võib-olla see on sama efekt, mida me näeme lääneriikides, näiteks Suurbritannias, aga ka Saksamaal, aga ka Prantsusmaal, kus siis riigivõim, politsei, jõuasutused tegutsevad resoluutselt nii-öelda nende skinheadide ja rahvuslaste ja taoliste inimestega, kaitstes moslemeid, kaitstes islamit. Ma toon korra sisse Saksamaa näite, et seal on, vähemasti eelmisel sügisel oli kõige populaarsem partei Alternativ für Deutschland, AfD. Ma ei tea, kas ta praegu ka veel kõige populaarsemist on, aga ta on kindlasti sakslaste seas tõusnud üheks väga tugevaks erakonnaks, keda toetatakse. Ja riik, täpsemalt siis riigi julgeolekuteenistus, sisejulgeolekuamet, nende süvariik on siis alustanud menetlust, et seda erakonda ära keelata. Just nimelt põhjendades seda nende toetusega nii-öelda siis väidetavad siis fašismile või natsionaalsotsialismile, mille suhtes Saksamaa on kahtlemata väga tundlik, me saame aru. Ja nüüd alles tuli eelmisel nädalal vist, kui ma õigesti mäletan, Kölni kohus otsustas, et päriselt ei ole nagu võimalik seda erakonda nagu sellise natsionalistliku äärmuslusega siduda, aga nende seas on tõepoolest selliseid põhiseadusvastaseid üleskutseid tehtud ja kohus luges siis sellisteks põhiseadusvastasteks üleskutseteks piirata islami levikut Saksa ühiskonnas. Tähendab, kui sa kutsud üles näiteks maha võtma minarite mošeedelt, et seal ei oleks nagu avalikku moslemite palvekutsungit segamas ühiskonda. Või kui sa ütled midagi pearättide või näo katmise vastu, et siis see on vastuolus kohtu meelest Saksa põhiseaduslike väärtustega. Me näeme, kuidas selline enesehävituslik vasakradikaalne mõtteviis on Lääne-Euroopas ammu peavool ja muutub ka siin üha rohkem peavooluks ja need, kelle vastu see on suunatud, on tegelikult ju kõikjal oma maa, oma riigi patrioodid ja sellega tegelikult on ju ka kokku võetud see vahejuhtum Tõrviku rongkäigul, internatsionalistid, interliikumine, vanemad inimesed mäletavad, mis asi oli interliikumine, Nõukogude aja lõpus, mida siis juhtis Jevgeni Kogani nimeline isik, kes oli siis väga vastu Eesti rahvusriigi taastamisele. Nüüd siis tuleb lihtsalt see interliikumine uues kuues lääne revolutsiooniliste väärtustega varustatult välja ja eesmärk on sama, suruda maha eestlaste patriotismi, eestlaste isamaarmastust, eestlaste uhkust omaenda riigi üle, armastust omaenda kodumaa vastu. Ja, ma olen kogu aeg arvanud, et sellised reaktsioonilised tegelased nagu näiteks Sveta Grigorjeva, kellel on kogu aeg mingisugune asi ajada eestlusega ja kes ei ole rahul sellega, et siin ei enda positsiooniga Eesti kirjandusmaastikul, ta on rääkinud pidevalt kogu aeg sellest, kuidas talle ei maksta piisavalt palka, kuidas ta peab kunstnik olema sellisel viisil, et ta ei suuda ennast ära elatada ja Eesti riik ei hooli temast. Sveta Grigorjev ütleb ühes ERR-i kultuuriloos niimoodi, et Eesti riik võib üritada, aga ta ei suuda mind tappa, mängitakse välja selline märtri ja ohvri positsioon, et tegelikult selle taustal just nimelt selline nii-öelda Lasnamäe kväärnoore kujundi taustal ei ole mitte midagi muud kui kõige klassikalisem vene šovinism nende vene noorte taustal, et nad tahavad sellele eestlasele kuidagi koha kätte näidata, eks ju, aga ei ole ju enam kuidagi moekas kultuuriruumis minna ja võtta Jevgeni Kogani suur pilt
lint ja hakata sellega mööda Viru tänavat käima. Georgi Lindik või Georgi lint. Ja laulda NSV Liidu hümni. NSV Liidu hümni või käia näiteks Aljoša juures seal ikka käiakse. Seal käiakse, aga Grigorjeva ja teised ei käi muuses. See on huvitav. Nii. Ja see ei ole moekas, see on kohe nii-öelda selline ilmselge interrinde positsioon, aga väga kihvt on võtta just nimelt moekas kuub sellisele šovinistlikule positsioonile ja ütelda, et tegelikult ma võitlen siin vähemuste eest, ma võitlen siin just nimelt sellise traditsioonilise Eesti natsi mentaliteedi vastu, eks ju, et perekond ja isamaa ja eestlus ja vabariik on loodud siin eesti keele, kultuuri, rahvuse kestmisele läbi aegade, eesti keele, kultuuri, rahvuse kestmisele läbi aegadele, puhas natsi konstitutsioon ja nii edasi, et, et siin on taustal just nimelt see sama Jevgeni Kogan. Nii, siin on taustal see lähenemine. Mitte, et see oleks nagu väga dominantne Eesti ühiskonnas, ma ütlen, et see on nagu tegelikult ikkagi suhteliselt nagu kõrvale liin, eks ju, et aga üks selliseid parimaid näiteid on see, kes, tähendab, üks parimaid näiteid on Yana Toom, eks ju, tema, kes kuskil oma enda valijate juures Narvas räägib ühte juttu ja siis, kui tuleb Delfi intervjuuks valmistub, siis räägib sellest, kuidas Eesti konservatiivid tulevad ja piiluvad inimeste magamistuppa, kui nad tahavad kaitsta abielu liberalistide rüvetuste eest. Kujutad see, et me tuleme ja meile ainus soov on minna piiluda inimeste magamistuppa. Et siin ei aktualiseeru, Yana Toom ei ole ka loll inimene, mulle tundub vähemalt. Nii, et siin ta lihtsalt võtab sellise täiesti küünilise positsiooni, eks ju, ja siis keerab sellise teatava nagu šovinistliku naudinguga Eesti järele jäänud konservatiividele ja rahvuslastele veel kaela. Ja ütleb, et nii, et nüüd on, meil on selline positsioon siin. Ja see on, ütleme nii, et ja teiselt poolt siis tuuakse välja mingeid vene šovinistlikke positsioone, eks ju, seal, kui on vaja. Kuidas see kõik kokku käib, nii, kas te seletate neid samu asju ka oma Narva valijaskonnale niimoodi, kuidas, kui te ütlete, et piederasti, eks ju, et ma ei hakka seda teist sõna ütlema, mis sinna käib, eks ju, järgi, et kas te nendele räägite ka, et nad tahavad inimeste magamistuppa vaadata või räägite nendele oma homolembusest ja seda, kuidas te tahate abielu rüvetada, et ma arvan, et mitte. Okei, kas see selleks? Ma ütlen, toonitan, et tegelikult see ei ole nagu kõige olulisem nagu selline alahoovus Eesti ühiskonnas praegu, aga mulle tundub, et see seda on. Muuseas, kui räägime siin kirjaniku palgast ja sellest, kuidas kirjanikud ära elavad, siis üllatus, nüüd siis eelmise aasta lõpul tehtigi otsus, et järgmised 3 aastat saavad kirjaniku palka ei keegi muu kui see sama Grigorjeva. Ja siis on keegi Aalman, Allik, Parve ja Viiding ka veel. Need on siis isikud Aliis Aalman, Heli Allik, Sveta Grigorjeva, Mirjan Parve ja Elo Viiding. Ehk siis, kui me räägime siin soolisest tasakaalust, et kes võiks saada kirjaniku palka järgmised 3 aastat, loomulikult täiesti sotsialistlik meede ja jumal nendega, nagu oma kirjaniku palga saajatega, oma kirjaniku krosside saajatega seal, aga räägime nüüd siis nagu soolisest tasakaalust, siis siin loomulikult ju sooline tasakaal ei ole kuidagi nagu tasakaalust väljas, et kõik 1, 2, 3, 4, 5 kirjaniku palga saajat järgmisel aastal on naised. Tänapäeval ei ole muidugi viisakas sugu oletada kellegi, et võib-olla siin ma ei oska öelda, aga vähemalt nimeliselt tundub küll, et kõik on naised. Nii et selline olukord, et läks hästi Sveta Grigorjeval oma lamendiga, et lõpuks sai kirjaniku palga peale Eesti Vabariigis ja võib siis nüüd teha sellist nii-öelda mõnitavat teksti edasi panna ja rääkida sellest, kuidas Eesti riik teda üritab ära tappa korduvalt, aga ei ole siiamaani õnnestunud, et nüüd siis saab ise Eesti riigi palgal ilusasti vegeteerida seda sama riiki ja seda sama nagu selle, ütleme nii, vaimset konstitutsiooni tegelikult kogu aeg torkides ja lõhkudes.
aga kui tulla nüüd selle nii-öelda terviku juurde tagasi ja vaadata nagu seda terviklähenemist kogu selle asjale, siis palju on räägitud sellest, et Kristen Michal justkui kuulutas välja nüüd sõja siin kultuurisõjarindel niimoodi, et ta võttis nagu positsiooni. No esiteks ma arvan, et Kristen Michalil ja Reformierakonnal ei lähe see läbi. Ja üldsegi mitte, ütleme niimoodi, nagu hea meelega ei arva, et minule meeldib väärtuskonfliktides sõna võtta, et see on see vana leib, mida me oleme teinud SAPTK-ga siin 12 aastat, Objektiiv 10 aastat, et minul ei ole midagi selle vastu. Käärime käised üles ja läheb andmiseks, et väga hea, väga hea. Aga ma arvan, et Eesti üldsus on niivõrd kalestunud selles küsimuses juba ja niivõrd kuidagi ära tümitatud vaimselt ja lootusetuks muutunud selles küsimuses, et see ei võta enam vedu ega tuld. Olukorras, kus sul ikkagi nagu potsatab 1000 või 600 eurone või 500 eurone elektriarve postkastis sisse, siis sellised väärtusküsimused ei aktualiseeru enam. Ja ma arvan, et siin veavad pikema kõrre ikkagi Reformierakond ja Isamaa ja Keskerakond, kes on just nimelt üritanud kogu oma panused panna sellele, et jumala eest mitte väärtuskonflikti puudutada ja keskenduda ainult kõikvõimalikele majandus- ja energeetika küsimustele. Et väärtuskonfliktid jätame seekord kõrvale, eks siis hakkame jälle uuesti, nagu me eelmine kord siin rääkisime sinuga kassa järjekorras kanamune lugema, nii nagu Juhan Parts seda tegi peale kooseluseaduse saagat. Aga mida küll Kristen Michal siin teeb, ja see on huvitav, on see, et ta teatavas mõttes oma selles kõnes toob välja sellise terviknägemuse meie kõikide väärtuste alusest. Et see ei ole juhuslik. See on nüüd see, mida Reformierakond ja mida meie nii-öelda liberaalsed ladviku tegelased nüüd, kellest üks on praegu kuskil Araabia kõrbedes seiklemas maismaalt koju, et kuidas ta nüüd sinna saab. Ma pean silmas Hanno Pevkurit, eks ju, kes oli Dubais ja siis nüüd üritab siis Araabia Lawrence'it mängides sealt kuidagi läbi kõrbe tagasi tulla. Loodame, et ta ikkagi koju saab, et see on ka jama, kui nüüd inimene sinna jääb. Aga mida siin siis üritatakse teha, on see, et kogu see nägemus on nagu tervik. Et meile üritatakse maha müüa ja nüüd nagu esimest korda nagu tuua välja selline nii-öelda kultuuri ja väärtusküsimustes, kui ka välis- ja julgeolekupoliitikates selline ühtne terviklik nägemus. Seda on loomulikult üritatud teha varem ka. Ja meil on kogu aeg räägitud nagu euroopalikest väärtustest ja lääne väärtustest. Aga see Michali kõne nagu võtab selle tegelikult sellise nii-öelda alltekstina suurepäraselt kokku. Et kõik see, mida meie siin praegu teeme ja oleme teinud Reformierakonnaga, nii abielu rüvetamine, nii tuulikud, eks ju, energiaküsimused täpselt samamoodi, nii välispoliitika, mis on ainult orienteeritud NATO-le ja meie välisliitlastele ja sõpradele, kellest ühed ei olnud suutnud seda teha või vähemalt andnud mingisugust indikatsiooni meie kaitseministrile, et kuule, ära sinna nagu päris topi nüüd ennast oma nina sinna Dubaisse, et siin läheb varsti kuumaks, et kellest suured sõbrad ja liitlased ei suutnud hiljuti Euroopa liidritele ja kaasa arvatud meie välisministrile Margus Tsahknale ütelda, et mis asjaga seal Iraanis siis nüüd üldse küsimus on, et Tsahkna täna kurdab meil ERR-is, et me tegelikult puuduvad igasugused põhjendused, et miks sinna siis nüüd ikkagi mindi, et meile polegi info puudub. Me ei oska seda, ei teagi, et mis seal siis nüüd äkitselt toimub. Et vaatame siin uudiseid ja mõtleme ja nuputame ja ei tea. Et nuputatud on kõvasti, aga selle teema juurde me praegu ei tule, et ma kavatsen ise ilmselt selle teemal rääkida ja sa oled nimme palunud, et seda Iraani teemat me praegu ei käsitle. Aga
kui tulles tagasi, jah, tõesti, siis selle juurde, et nii välispoliitika kui ka sisepoliitika ja väärtusküsimused moodustavad kõik ühtse liberaalse revolutsioonilise süsteemi, see on tervik. Teile müüakse NATO, Euroopa Liit, homoabielu, sooideoloogia, tuulikud, maksutõusud, tont teab mida veel, eks ju, müüakse maha sellise ühtse lääne tsivilisatsiooni paketina, millest Michal ütleb, et siin alla ei anta. See on nüüd elu ja surma küsimus. Sellest surmarongist me välja ei hüppa. Ja siin ei ole ühtegi nii-öelda tagumist vagunit, kes ennast lahti võiks haakida siit. Meie kihutame sellega ilusti juba nii-öelda kuristiku poole ja siin ei ole mingit küsimust. Loomulikult jäi mainimata rahvastikukriis, mida Michal alavääristab ja naeruvääristab selles oma kõnes. Ütleb, et see on mingisugune enam-vähem mingisuguste küüniliste ja kibestunud vanamehenässide väljamõeldis, eks ju, et tahavad panna meie noori ilusaid naisi sünnitama siin, sünnitusmasinateks teha niimoodi, et see on see idiootne meelevigane loosung, mille seesama feministeerium, mida ma siin mainisid, on paljuski välja mõelnud mingisugustele, ma ei teagi, popkultuuri sarjadele ja muudele viidates. Aga see on see olukord, et meil on siin tervik. Ja saate nüüd aru, kulla inimesed, et me ei saa siit teha mingisuguseid järeleandmisi. Et sinna kuulub kõik see, mida me oleme praegu teile edendanud. Kõik see asi. Ja loomulikult selle terviku kaalukeeleks, selleks, et miks see tervik selline on ei keegi muu üllatus, Venemaa ja Putin. Et kui te nüüd seda tervikut ikkagi vastu ei võta, siis me, nagu Michal ütleb ka siin, lähme põhimõtteliselt sellise Slovakkia ja Ungari teed. Et me võime hakata siin tegutsema niimoodi, nagu teeb Ungari, et hakkab mõtlema oma enda rahvuslikele huvidele ja ei kaaguta näiteks Ukraina küsimustes ainult seda ühte joru, mida Euroopa Liidust, NATOst, transatlantilistest koridoridest neile ette mängitakse, vaid ikkagi mängib ainult seda ühte ja laulab nagu puhtalt. Ja nii peab olema Eesti. Et selles mõttes see on nagu selline hea kõne, mis võtab kokku. Ja mina ütlen seda, et selles mõttes see ongi küsimus, et see nüüd on juba Eestis saanud kogu oma nende kõikvõimalike nii-öelda äärmuslike ramifikatsioonidega selliseks Eesti peavooluks. Ja see seltskond siin tegelikult lihtsalt kajastab sellist viisakas või ebaviisakas või sellises aktiivses vormis seda sama mentaliteeti, mida see lipsustatud ja muigav Michal kuskil mujal ajab. See on see tervik, see on see maailmavaateline tervikpilt, mida meile maha mängitakse. Ja nüüd on küsimus see, et kas Eesti rahvas võtab selle vastu. Kas ta ütleb, et Putini ja Kremli ähvardusel me neelame kõik selle pilli alla, kogu selle kompoti, mida te olete meile ette mänginud, kogu oma, ma ei tea, 700 ja 1700 euroste elektriarvetega ja kõikide abielu rüvetamistega ja kultuurisõdadega ja Good Night White Pride'idega ja kõik muude asjadega, et kas see on nüüd see, mida me tõesti tahame selleks, et ennast Venemaa eest kaitsta või on meil siin mingisugused plaan B, C, D, E ja nende omad allvariandid veel. Et kas meil on ainult see narratiiv, mida meile nüüd siin süvariik oma Michalite ja teistega ette paneb või meil on ka endal võimekus mõelda, aru saada ja mõelda, et kuidas siit nüüd edasi minna selles olukorras. Ja see on nüüd valijatele suur küsimus, kas on piisav hulk sellest peale seda aega, kui Eesti rahvas on põhimõtteliselt vaesustatud, peale seda Michali ja Kaja Kallase valitsusi, Reformierakonna E200 valitsusi, kas peale seda ikka veel see sama narratiiv on see, mis teid kõnetab.
peale seda, kui ma ei tea, siin iga nädal pannakse mingisugune tootva tööstuse ettevõtte kinni, kas ikka on see asi veel, mis teid kõnetab ja see on nüüd küsimuste küsimus. See on nüüd küsimus, kas te tunnete ära, et teid tegelikult kasutatakse ära. Te olete ohver, kes peab nüüd üles tõusma ja saama oma sellest Stockholmi sündroomist üle, et aitab küll. Saame hakkama. See on see meie selline reaktsioon siis nendele välistele teguritele. Ja ma ka oma mõtete kokkuvõtteks paar asja nimetan ära. Kõigepealt see kujund, eks ole, et need protestijad seal Niguliste kiriku juures Harju tänava ääres ja siis Tõrviku rongkäik mööda tänavat kulgemas Vabaduse väljakule. Kui me küsime, kumb neist on Eesti? Kumb neist esindab Eestit praegust agressiivselt tulevikku vaatavat Eestit, kui Michali sõnu kasutada? Eesti olemust, Eesti väärtusi, siis kahtlemata see seltskond, kes siin praegu pildi peal on. Nemad on Eesti ja nemad on Eesti. Ja need, kes marsivad nende eest tõrvikute ja Eesti lippudega mööda, nemad ei ole Eesti. Nemad on peaaegu, et Putini käsilased. Nemad on natsi Eesti. Me võitleme natsivaba Eesti. Nemad on natsid ja natsid ja putinistid ühte kokku, et see pannakse ka, sest Venemaa režiim on tunnistatud ju ka nii-öelda fašistlikuks tegelikult meie peavoolu ideoloogide poolt. Et nemad on Eesti, selle ideoloogia kohaselt siis, mida meie progressiivne nomenklatuur viljeleb ja edendab ja loomulikult kõik ausad eestimeelsed inimesed, kes ei kuulu sellesse interliikumisse ja ma mõtlen interliikumise all praegu laiemat suunda, just nimelt sellist mentaalset suunda, sellist hüsteerilist soovi joosta kaasa globalistlike, internatsionalistlike väärtuste ja tõekspidamistega, et see on see uus meie ajastu interliikumine. Et need, kes sellesse liikumisse ei kuulu, need inimesed siis järelikult ei saa olla ehtsad eestlased ega esindada ega isegi armastada oma südames seda tõelist Eestit, et neil on mingisugune oma Eesti välja mõeldud. Et vaat sellisesse olukorda me oleme jõudnud 30 aastat ja üle 30 aasta hiljem siis Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamisest. Et tegelikult on asjad pea peale pööratud. Ja nüüd teine asi, mida ma tahaks ka inimestele südamele panna, et ma saan aru, et väga paljusid inimesi ei huvita mingisugused ideoloogia küsimused. Tavalisi inimesi, kes käivad igal päev tööl, vaatavad, et nad oma eluga hakkama saavad ja neid võib-olla ei kõneta ei Objektiiv, ei SAPTK, ei EKRE, võib-olla isegi mitte Isamaa ja üldse mingisugused natukene konservatiivsemad suunad, sest nad arvavad, et seal tegeldakse pseudoteemadega. Et me ei pea ju rääkima abielust kogu aeg, mis teemas üldse on, eks inimesed armuvad, panevad leivad ühte kappi, saavad lapsi, elavad oma elu, mis sellest ikka nii väga rääkida, mis seal nüüd siis seda ideoloogiat sinna sisse panna. Ja kui on natuke teistmoodi, teistsuguse orientatsiooni ja suundumusega inimesi, las nad siis olla. Ma arvan, et see on keskmise tavalise inimese selline mõtteviis, et las need homod olla siis. Et miks peab siis nende vastu võitlema kogu aeg? Aga vaadake inimesed, saage aru, et just nimelt see, mis tehakse teile praegu nagu ametlikuks Eestiks, Eesti väärtusteks, need euroopalikud või läänelikud väärtused, mis võetakse üle ja kehtestatakse siin erinevate seaduste abil, erinevate poliitiliste otsustuste abil, see kõik on üks tervik, nagu sa ütlesid. Ja kui sa vaatad oma elektriarve peale ja vaatad kõiki neid ridu, mis seal on, taastuvenergia, tasu ja mingisugused, ma ei tea, mis read sinna kõik on tekkinud, ma ei olegi viimasel ajal seda nii väga uurinud, ma vaatan lihtsalt ainult ühte numbrit, see on siis see, mis mul maksta tuleb ja sealt enam kaugemale ei jõuagi vaadata, et mõtled, et kuidas selle numbriga hakkama saada. Aga vaadake inimesed, et tegelikult see kuulub selle asja juurde. Te peategi maksma.
kui te toetate seda ideoloogiat, kui te toetate seda poliitilist suunda, te jäätegi maksma ja te maksate veel rohkem. Maksate automaksu, auto registreerimistasu tõuseb aasta-aastalt, maamaks tõuseb, näiteks siin üks Tartu juhtum oli, et oli siin inimesel oma maja seal kuskil Tartu, ma ei tea, kas siis äärelinnas või kesklinnas, maksis siiamaani 50 eurot maamaksu aastas, aga nüüd seekord tuli arve 500 eurot. 500 eurot. Tegelikult kõik need maksutõusud, elu majanduslik selline koomale tõmbamine, ettevõtluse piiramised, kõik see on selle sama ideoloogia osa. Sa ei saa teha valikut, et me nüüd mingis küsimuses lööme seljasirgu ja teises küsimuses nagu oleme ükskõiksed ja lööme käega, et see meid ei huvita. See kõik on üks tervik, see on täpselt nagu nõukogude ajal, et sa ei saanud valida kommunistliku partei ideoloogiast ja poliitikast võtta mingisugused meeldivad asjad välja. Jah, siis oli selles mõttes ju väga meeldiv, et siiamaani ju meenutatakse, minu põlvkond, vanemad inimesed meenutavad, et kui odav oli siis elekter, kui odav oli siis autokütus, mitte midagi ei maksnud. Jah, paljud asjad olid, mõned asjad olid võib-olla tänapäevasest olukorrast palju odavamad, aga olgem ausad, et ega vähemasti 80ndatel aastatel ei olnud ka väga paljusid kaupu, elementaarseid kaupu saada. Lihtsalt inimesed seisid, mäletan oma vanemaid, seisid 6 tundi poe järjekorras, et saada kas siis mingisugune vorst või viiner kätte. 2 korda nädalas toodi maapoodi lihakaupu ja rahvas seisis 6 tundi hommikust siis pärast lõunani. Et toona see oli ka üks tervik ja see tervik pidi kaduma, et midagi võiks paremaks minna. See tervik pidi tervikuna kaduma ja täpselt sama on selle praeguse, ma ütleksin, ebariigiga. See on ebariik, see ei ole enam meie Eesti. Need inimesed, kes marsivad tõrvikutega Eesti lippude all, nemad esindavad veel mälestust sellest meie oma Eestist, põhiseadusesse sisse kirjutatud Eestist. Ja nad hoiavad seda Eestit veel oma südames ja nad tulevad seda tuld jagama tänavatele, et seista selle Eesti eest, mis on ka selle rongkäigu ju loosung Eesti eest. Nii. Aga need inimesed, kes seal selle vastu protesteerivad, esindavad uut Eestit, ametlikku Eestit, ametlikku ideoloogiat, mis ei ole ainult selline tänavaaktivism ja tänavaprotest, vaid mis tegelikult on viidud sisse juba koolidesse, kooliõpikutesse, kus õpetatakse, ma ei tea, mitukümmend sugu, erinevaid kooseluvorme, kogu seda lääne revolutsioonilist dekadentlikku ideoloogiat. Täpselt samamoodi kõik need poliitilised otsused, mida erinevad valitsused, pole isegi vahet, kas on Reformierakonna või Isamaa valitsus või mingi muu valitsus, ikka nad teevad täpselt seda sama poliitikat ja eks me saame näha järgmisel aastal, aasta pärast, kui tuleb uus valitsus, et kas tegelikult ka midagi muutub. Mina oskan praegu öelda mina näen praegu ainult ühte erakonda, mis vähemasti sõnades esindab täiesti teistsugust nägemust. See on EKRE, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Aga loomulikult, kui me peaksime võimule saama koalitsioonivalitsuse osana, et kui palju siis õnnestub üldse ka seda teist tõelist Eestit uuesti tagasi tuua. EKRE valitsuse ajal tegelikult see oli väga raske, nagu me nägime. Väga palju ei saanudki seda õiget Eestit tagasi tuua. Ikkagi jäi peale see väär Eesti, see Euroopasse ja lääne globalistide poole vaatav Eesti jäi peale praktiliselt kõikides küsimustes. Aga ma arvan ka, et see on meie rahva kätes praegu, meie inimeste kätes, valimisteni, korraliste valimisteni on aasta ja võib-olla meie inimesed mõtlevad need teemad läbi. Või vähemasti ma oleks väga tänulik, kui tekiks üha rohkem neid inimesi, kes teadvustaksid, et sinu elektriarve ja homoabielu vahel on seos. Ja tegelikult need esindavad ühte ja seda sama nägemust riigist, mida meile peale surutakse või ühiskonna korrast, mida meile peale surutakse ja mis tegelikult on selges ja karjuvas vastuolus Eesti Vabariigi põhiseadusega, sinna sisse kirjutatud väärtustega, täpselt nagu see tüüp siin ekraanil esindab küll kõike muud, aga mitte seda, mida meie põhiseadus au sisse tõstab. Jaa,
läänelikud väärtused, euroopalikud väärtused ei ole supermarket, kus te võite võtta endale sobivaid asju. Et võtate isikuvabadused ja kõikvõimalikud nii-öelda seksuaalvabadused, aga siis jätate ära näiteks konkreetse arve. Arvet tuleb maksta, elektriarvet tuleb maksta, tuulikute arvet tuleb maksta, maksukoormus tõuseb ja lõpuks ehitatakse teile 15 minuti linn, kus te saate sotsiaalse krediidi alusel teha tipa-tapa selle linna sees ja teilt võetakse krediiti, kui plaanite selle linna piire ületada, kui üldse on see selles nii-öelda uuskommunistlikus diktatuuris lubatud. Nii et see tervik, mida esitab Michal, sellist ühtset, agressiivset, tulevikku suunatud ebaeestit, ebariiki, see on tervik ja valides ühe, valite te kõik ja valides ühe ideoloogia või valides ühe osise sellest ideoloogiast, valite te kogu ideoloogia. Nii et tõepoolest, nii abielu rüvetamine, nii laste tapmine Emmaüsas, nii tuulikupargid, need kõik on seotud ja teile ei anta valida, head inimesed, kas te tahate ühte või teist. Te ei ole supermarketis, te olete armastusministeeriumi keldris, kus elektroidid on teile juba strateegiliste elundite külge kinnitatud ja teil on ainult üks valik, kas võtta see tervikuna vastu või saada elektrilöök ja kang läheb uuesti alla. See on teie valik. Et valimistel loomulikult inimesed peavad seda teadvustama. Aga aitäh, Veiko, siia saatesse tulemast ja suur tänu selle diskussiooni eest. Ja, aitäh kutsumast.